kõige olulisem teema on ikkagi, et maakoolid jääksid lahti. Et me oleme rääkinud küll, et ainult 4 õpilast on koolis, aga kui sa nendele 4 õpilasele tundi ei pea, siis mis saab maalastest ja maalaste haridusest? Et sa ei saa koole panna ainult keskustesse Tallinn, Tartu, Pärnu, et no, need lapsed ei jõuagi siis sinna tundi ja jäävadki hariduseta. See on täiesti ebanormaalne olukord. Jah, ma olen ka selle seisukoha täiesti nõus, et meil on seatud eesmärgiks maa- ja linnaelu ühtlustamine ja koolide kinnipanemine ei täida absoluutselt eesmärki. Teate sõbrad, see on tegelikult nagu oluline asi küll, aga tegelikult on üks asi, mis on palju lihtsam probleem. Nimelt meie korraliku koolibussi võrgustikku, et meil on maakonna peale 4 Ikarust, mis peavad kuidagi moodi igast maakonna nurgast nüüd lapsed kokku korjama koolisse, aga seda ei juhtu lihtsalt tegelikult, me on raha sinna vaja. Miks me peaksime raha kulutama mingite busside peale, kui saab lapsed ilusti ka perede peale autodega? Sul on tore, sul on peres 3 autot, eks ole, iga päev sõiduta lapsed. Siin korraks sekund siin, see koolibussi arutelu on kindlasti oluline arutelu, aga kohvipaus on kohe tulemast ja saate seal selle diskussiooni lõpuni omavahel arutada. Ma meenutan, et meil siin praegu on eesmärk leida 3-5 kõige olulisemat eesmärki Eesti haridusele järgmiseks 5 aastaks. Ja meil on praegu 7 minutit aega veel järgi. Me oleme leppinud kokku 3 suurt suunda. Muukeelsete noorte haridustaseme tõstmine, õpetajate välja- ja täiendõppe kvaliteedi tõstmine ja siis maakoolide avatuna või lahti hoidmine. Et kas kellelgi on nüüd nende 3 kõrvale veel panna mõni võrdselt oluline arengusuund? Või me räägime nendest 3 sügavuti edasi? No, kui see õpetajate kvaliteedi teema nüüd kirja sai, siis ma pakuks välja, et üks vestluskoht on jällegi see, et koolid on kõik kohalike omavalitsuste allata. Ja siis kuidas need rahad seal liiguvad ja kuhu neid suunatakse, et see on mõnes paigas täiesti müstika, miks üks kool saab hakkama oma asjadega ja teisel koolil pole, ma ei tea, mitte kõige põhiasjugi olemas, eks ju, et äkki sealt nagu mõelda, et võib-olla see on nagu mingite probleemide alguspunkt, et just, et kuidas need rahad liiguvad seal. Aga võib-olla aitab selle vastu see, kui pisikestes kohtades kutsuda mingi regulaarsus. Eesmärgi hoidmine. Oluline on meeles pidada, et esiteks, inimesed on väga altid rääkima pikalt ja põhjalikult probleemidest. Visiooni puhul on lahendustele keskendumine palju olulisem. Keskendu lahendustele, mitte probleemidele. Teiseks, küsi inimestelt selgitusi. Kui mõte on välja öeldud üheainsa lausega, küsi inimese käest täpsustusi, et oma mõtet natukene ka põhjendaks. Ja kolmandaks, tee vahekokkuvõtteid. Vahekokkuvõtted aitavad arutelus osalejatel püsida järje peal ja aru saada, kaugele aruteluga hetkeks on jõutud.